Tallinnas Õismäe siseringil juhtus keemiareostus Ring Spa juures ja hetkel, kui ma siin praegu räägin, siis on päästeametnikud küll sündmuse nii-öelda lahendanud, aga kui ma kirjeldan seda lõhna, mis siin siiski veel tunda on ja päästeametnike sõnul võib olla tunde tunda, on selline kloorilõhn, mis on natukene tavalisest kloorist kuidagi nagu kirbem ja kibedam, meenutab natukene sellist põhja kõrbenud panni, ehk siis selline üllatus täna Õismäe elanikele. Tõsi, selle lõhna tabamiseks pidi ikka korralikult sisse hingama ja teadma, et midagi võib tunda olla. Õnnetus oli kaugel keemiareostusest ning päästeautode hulk oli ettevaatusabinõu. Veerand 11 läks häirekeskusele teade, et siin spa taga oli 1000-liitrine kloorimahuti maha kukkunud ja purunenud juba. Et päästjad reageerisid kõige kõrgemate jõududega või kõige kõrgema väljasõiduastmega, sest tõesti sellise info pealt me peame kohe reageerima. Jõudes nähti, et seda veokit ennast koha peal ei olnud, ega seda mahutit justkui, et see oli juba sündmuskohalt lahkunud, aga spa taga parklas oli siuke 25-meetrine ainelaik maas. Ka polnud tegu klooriga, vaid selle lahusega ehk palju ohutuma ainega. Elanike evakueerimine ei olnud vajalik, kuigi algse häire järgi kaaluti isegi kohapealse ohuteate saatmist. Kui intsident toimus, oli tegelikult keskus suletud, inimest sees ei olnud, et kõik töötajad majas ja muud inimesed saime ilusti evakueeritud ja mingeid selliseid keemialõhnasid ega midagi sellist majas sees ei olnud. Aine, mis asfaldi laius, on kasutusel spaas. Tegemist oli naatriumhüpokloriidiga, 15% lahusega, mida me kasutame basseini vee puhastamiseks. On aimu, kuidas see siis nüüd asfaldile sattus? Ei ole hetkel. Koostöös Tallinna Veega selgitasime välja, mis oleks nii-öelda siis see ohutu käitumisviis ja saime hinnangu, et seda on ohutu veega lahjendada ja päästjad seepeale siis hakkasidki loputama seda ala, seda ainet ennast lahjendama, et siis see oht lõplikult likvideerida. Aga mis sai autost? Kust aine pärines, kui päästjate saabudes polnud kohal ei autot ega mahutit? Selgus jah, et seda veokit koha peal ei olnud. Selline IBC mahuti oli justkui nagu pool haake peal, eks siuke plastist metallvõrestikuga mahuti, kus oli siis see aine sees. Et veok ise lahkus sealt, ta hiljem leiti, koostöös PPA ja veose omanikfirmaga saadi kontakti selle juhiga. See veok leiti Lasnamäelt, Visase tänavalt ja leiti, et see mahuti ise rohkem ei leki. Veoki juhiga ka oli kõik korras ja nüüd PPA tegeleb siis asjaolude välja selgitamisega, et mis seal siis kõik valesti läks.